Me rääkisime eelmistel kordadel sellest, et kui me vaatame oma vereliini ja näeme seal korduvaid asju, siis on selles konkreetses kohas mingi lepingu needus meie suguvõsa peal. Näiteks esineb suguvõsas mingit haigust eriliselt palju. Mõned perekonnad küll pingutavad ja töötavad kõvasti, aga raha, mis sisse tuleb, kaob sama kiiresti. Eesti keeles on ütlemine, et see kaob nagu nõiapäev ja tegelikult nii see ongi. See võib olla mingi lepingu karistus, millest meie mitte midagi ei pruugi teada, kuid kuna see leping on vaimumaailmas purustamata, saab röövija ikka me elus edasi tegutseda. Meil tuleb paluda, et Jumal ilmutab meile kehtivad teemonlikud lepingud. Nendest tuleb meelt parandada ja need tuleb purustada. Me rääkisime ka sellest, kuidas teemon valitsejad valitsevad perede, asutuste, riikide, territooriumide üle. Me sageli ei pane tähele, et me mõtleme pigem nendest lähtuvaid mõtteid kui mõtteid, mis on kooskõlas Jumala sõnaga. Lubades seega endalt varastada Jumala tõotused. Sellepärast on äärmiselt oluline oma mõtteid igapäevaselt Jumala sõnaga uuendada. Oluline on paluda, et Jumal ilmutab meile need mõtted, mis on vastuolus tema sõnaga. Me kõik mõtleme mingil alal mõtteid, mis on vastuolus Jumala sõnaga ja me ise ei pane neid tähele. Kuid püha vaim paljastab need meile, kui me palume tal seda teha. Meil tuleb neist meelt parandada ning vahetada need mõtted välja Jumala sõnaga. Vaatame korra 5. Moosese raamatu 7. peatükki ja ma loen salmi 9 Bibli laiendatud tõlkest. Ja see ütleb, teadke, tunnetage ja mõistke seega, et Isand teie Jumal on Jumal, ustav Jumal, kes peab lepingut ja vankumatut armastust ja halastust 1000 põlveni välja nendega, kes teda armastavad ja tema käske peavad. See on nii võimas. Jumal on armuline. Tema ei rikku meiega sõlmitud lepingut, mitte eales, välja arvatud juhul, kui meie elus on muid vaimseid lepinguid. Jumal alati austab lepinguid, ka kurje lepinguid. Meie ei pruugi isegi teadlikud olla lepingutest, mis me oleme oma esivanematelt pärinud või siis ise alateadlikult sõlminud. Ma siin sellesse teemasse sügavuti ei lähe, kuid kui sina kahtlustad, et sinu peres ja elus töötavad mingid möödaniku lepingud ja sa soovid mõista, kuidas need vaimsed lepingud enda elus ja oma peres tuvastada ning tühistada, siis mul on terve kursuse materjal Taevased kohtud ja sul on võimalus see endale soetada minuga ühendust võttes. Me sageli hakkame noorena vaimsetest asjadest huvituma ja me katsetame erinevaid asju, mida pakutakse. Võib-olla me külastame selgelt nägijat, võib-olla nõida, keerutame veidi taldrikut, uurime horoskoope, soetame endale mõned kivikesed või New Age'i kirjandust. Need kõik on vaimumaailma lepingud. Samuti on vaimsed lepingud nagu oktoobrilapseks astumine, pioneeriks, komsomoliks astumine, sõjaväepanne, erinevatesse organisatsioonidesse astumise panded ja nii edasi. Me kutsume nende pimeduse tegevuste taga olevat vaimud enda ellu nende lepingute kaudu. Ja me sõlmime sageli need lepingud oma suusõnade kaudu. Meil ei olegi vaja kuhugile kirjutada oma allkirjaga, panna kuhugile pitsatit. Me räägime need välja. Ja me võime mõelda, et me vaid katsetame nende asjadega, et ega me ei soovi neid kurja vaime enda ellu või siis kui nõukogude ajal pidi astuma komsomoliks või pioneeriks või mida iganes, et me tegelikult ju ei mõelnud neid sõnu. Kuid vaimumaailm ei mõtle niiviisi, vaimumaailm ei tööta niiviisi, kui me räägime need sõnad oma suust välja, isegi mõistmata, mida me tegelikult ütleme, meiega sõlmitakse lepingud. Me võime mõelda, et me ei soovi neid kurja vaime oma ellu, kuid kui meie neile ukse vaid veidi paotame, löövad nad ukse lahti ning tulevad sisse ja neil on kusjuures seaduslik õigus seda teha. Jumalaga ei tule kunagi meie ellu ilma kutsumata.
leping Jumalaga ei ole automaatne. Meil tuleb paluda Jeesuse oma ellu ja meil tuleb teha Jeesusest oma elu isand. Mis tähendab seda, et me oleme kuulekad Jumala sõnale ja tema vaimu juhtimisele. Ja siis töötab Jumala leping meie kasuks ja meid hoitakse ja kaitstakse ning Jumala õnnistus töötab meie elus. See ei tähenda muidugi seda, et me ei või vigu teha. Jumal teab, et me teeme vigu ja me teeme palju vigu ja see on täiesti okei ja täiesti normaalne osa arengust. Jumal on hea ja armuline isa, aga meie süda peab olema Jumalale ustav. Mis tähendab seda, et me peame olema kiired, meelt parandama ja lahti ütlema asjadest, mis meid takerdavad. Kui miski meid põhjalikult takerdab ja me jätkuvalt samasse auku kukume, siis tasub uurida, kas kuskil on mingi kurileping. Ma tahaks minna korraks esimese kuningate raamatu 8. peatükke ja 23. salmi ja ma loen selle jällegi Piibli laiendatud tõlkest ja see ütleb: Isand Iisraeli Jumal ei ole sinu sarnast Jumalat ülal taevas ega all maa peal, kes peab lepingut ja näitab üles halastust ja lahkust oma teenijaile, kes on kogu oma südame sulle pühendanud. Kes on kogu oma südame sulle pühendanud. Teise ajaraamatu 6.14 kordab täpselt sama asja. Isand Iisraeli Jumal taevas ega maa peal pole sinusugust Jumalat, kes peab lepingut ja näitab üles halastust ja lahkust oma teenijaile, kes on kogu oma südame sinule pühendanud. 5. Moosese 7 ja 12. salm Piibli laiendatud tõlkest ütleb: ja kui te kuulate neid ettekirjutisi ja järgite ja täidate neid, siis Isand teie Jumal peab teiega lepingut ja vankumatut armastust, mille ta teie vanemaile vandus. Jumal on ustav. Jumal on alati ustav. Ja siin me näeme seda, et lepingu toimimiseks peavad mõlemad osapooled oma lepingu osast kinni pidama. Kui meie tulime Kristuse juurde, kohustusime järgima Jumala seadusi tema vaimu kaudu. Kui me ebaõnnestume ja me kõik ebaõnnestume, saame me koheselt lepingu õnnistustesse tagasi astuda, kui võtame kuulda püha vaimu ning kahetseme oma pattu ja parandame meelt. Nüüd laul 25 ja 14 Piibli laiendatud tõlkest ütleb: Isanda armsa ja rahuldust pakkuva osaduse saladus on neil, kes teda kardavad, austavad ja kummardavad ja ta näitab neile oma lepingut ning avaldab neile selle sügava sisemise tähenduse. Wow! Mõtle sellele, Jumal ei avalda oma lepingu sügavat sisemist tähendust kõigile. Ta avaldab selle neile, kes teda kardavad, mis tähendab austavad ja kummardavad. Jumala jaoks ei ole oluline ainult meie kuuletumine, aga ka see on Jumala jaoks oluline, et me mõistame, miks ta midagi ütleb ja miks ta midagi teeb. Ta näitab neile oma lepingut ning avaldab neile selle sügava sisemise tähenduse. Ainult vahel oleme meie need, kes ei soovi teada ega mõista. Iisraeli lapsed ütlesid Moosesele: sina räägi Jumalaga. Meie ei soovi temaga rääkida, see on hirmus. Me teeme ainult seda, mida ta ütleb. Me teame väga hästi, et nad ei teinud seda, mida Jumal neile ütles. Lihas ei olnud võimalik lepingut pidada, kuid neil puudus ka mõistmine ja suhe ja see muutis neile lepingu pidamisi veelgi keerulisemaks. Mulle tohutult meeldib, mida ütleb laul 103.7. Ta ütleb, tema andis Moosesele teada oma teed, Iisraeli lastele oma teod.
Moodsas koguduses on samuti kahte sorti inimesi. On need, kes otsivad Jumalat ning mõistavad, miks Jumal midagi ütleb või teeb. Ja on need, kes teavad, et Jumal teeb seda või teist, aga neil puudub absoluutselt mõistmine, miks Jumal midagi teeb. Jumal igatseb, et me mõistame, miks. Ta tahab, et me otsime teda selleks. Ta tahab, et me tunneme ta südant. See ongi selle point. Ta tahab, et me tunneme tema südant. Mitte ainult seda, mida ta käsib meil teha. Mooses tahtis Jumalat tunda ja seega Jumal andis talle mõistmise. Iisraeli lapsed ei tundnud Jumalat ja nad ei otsinud ka teda. Ja Jumal ei ilmutanud neile oma teid. Uue testamendi ajal ootab Jumal, et me otsime teda ning uurime tema sõna selleks, et mõista tema südant. Jumala kartus tähendab Jumala ja tema sõna austamist. Kui me austame Jumala sõna seda lugedes ja sellest kinni pidades, ilmutab ta meile sügavad varjatud asjad. Jumal armastab iga inimest, kuid ta ilmutab varjatud asjad ainult neile, kes teda kogu südamest otsivad ja oma eluga austavad. Laul 111 ja 5. salm Piibli laiendatud tõlkest ütleb: ta on andnud toitu ja varustust neile, kes teda aupaklikult ja lugupidavalt kardavad. Ta peab igavesti meeles oma lepingut ja pitseerib selle oma mõtetesse. Wow! Jumal pitseerib oma lepingu meiega oma mõtetesse. See tähendab, et me oleme kogu aeg Jumala mõtetes. Vaatame korra ühte lugu Piiblist, mida me kõik väga hästi tunneme. Ja see on esimese ajaraamatu 15. peatükis. Ja 27. salm Piibli laiendatud tõlkest ütleb: kui isanda lepingu laegas jõudis Taaveti linna, nägi Sauli tütar Miikal, Taaveti naine, aknast vaadates kuningas Taavetit hüppamas nagu spordis ja ta põlgas teda oma südames. Ta põlgas teda oma südames. Mida Jumal meile tahab siin öelda? Me teame seda, et Taaveti naine jäi viljatuks. Ja ma usun, et see ei olnud mitte sellepärast, et Taavet andsis isanda ees, aga Taavet andsis lepingu laeka ees. Kui Miikal oma meest põlgas ta Jumala silmis ka tema lepingut. Eestikeelses Piiblis ei ole see lepingu laegas, vaid on seaduse laegas. Mõtle sellele tegelikult, kuidas see muudab kogu mõtet. Seaduse laegas viitab seadusele, kuid lepingu laegas viitab lepingule. Seadused on lepingu sees, kuid leping on niivõrd palju enam kui ainult seadused. Meil on leping oma Jumalaga ja see sisaldab niivõrd palju enamat kui ainult seadused. Leping on alati koostöö, see on suhe, see on üksteise nõrkuste katmine. Leping sisaldab armastust, pühendumist, hellust, hoolt, koostööd, ühes liikumist, ühes hingamist ja niivõrd palju enam. Need, kes elavad lepingus oma Jumalaga, mõistavad ka seaduse mõtet. Seadus ei ole selleks, et meid piirata ega selleks, et Jumal hirmsasti sooviks meie üle valitseda. Seadused on selleks, et meie õpiksime mõtlema nii, nagu Jumal mõtleb, mitte nii, nagu meid ümbritsev maailm mõtleb, kes on teemon valitsejate mõju all. Selleks, et me saaksime kätte Jumala tõotused oma eludes, tuleb meil õppida mõtlema nii, nagu Jumal mõtleb. Mitte nii, nagu mina tegin, kui ma olin noor kristlane, ma palvetasin Jumala sõna, ma palvetasin tõotuseid ja ma ei mõistnud, miks need tõotused minu elus ei tööta. Aga ma ei muutnud oma mõtteid. Ma mõtlesin ikka täpselt samal viisil, nagu siis, kui ma olin maailmas. Ma olin alles Jumala juurde tulnud ja ma ei olnud oma mõtteid palju uuendanud. Ja see on see, mille pärast ma ei saanud Jumala tõotuseid oma elus näha, mitte selle ajal. Seepärast, et ma ei muutnud oma mõtteid. Ja ma mäletan, kui Caroline Leaf ütles, ja ma olen korranud seda enne ka, et tavakristlane ei muutu 5 aasta jooksul.
Ja see oli minu jaoks midagi sellist, ma mõtlesin, appi, mida ma pean tegema selleks, et ma muutuksin. Ja ma õppisin 10 aastat tagasi, ma hakkasin mediteerima igapäevaselt Jumala sõna. Võtsin ühe sõna ja mediteerisin sellel 2 kuud. Võtsin järgmise sõna, mediteerisin sellel 2 kuud. Iga päev umbes 10 minutit, mina tavaliselt võtsin vähemalt pool tundi aega, et mediteerida sellel sõna. Selleks, et need vanad mõtted, mis on Jumala sõna vastased, saaksid juuritud välja minu südamest. Ning need uued mõtted saaksid juurduda mu südamesse, nõnda, et ma hakkaksin elama välja sellest, mis on tõde. Ma loodan, et see oli õnnistuseks sinule ja ma lähen edasi veel selle sama teemaga. Kohtumiseni järgmisel korral. Ole südamest õnnistatud ja tea täie kindlusega, et sinu taevane isa armastab sind. Sina oled tema silmatera. Amen.